Tervist tennisesõbrad! French Open aasta teine suure slam'i turniir on kohe-kohe algamas, pühapäeval peaksid mängud algama, aga äsja on meil käes siin paberilehed, laud on pabereid täis. Välja tuli siis meeste ja naiste üksikmängu tabel, põhitabel ja vastased Anett Kontaveidil ja Kaia Kanepil on samuti teada. Mina olen matšpalli saatejuht Gunnar Leheste ja minuga on täna siin stuudios ühinenud loomulikult kaassaatejuht Riho Kallus. Tere! Ja Eesti tennise, võib vist öelda grand old man, ta küll ise veib käega, et neid tiitleid kõike pole vaja, aga Toomas Leius, tervist! Tere! Tere! Nii, räägime võib-olla sissejuhatuseks ka, et Toomas, ma olen sult tahtnud küsida pikalt, et kas sa trennis punktide peale ka kellega mängid? Praegu ei mängi. Üldse ei mängi? Praktiliselt küll mitte. Ma ei ole isegi servinud vist 3 kuud. Aga sellist võitlushimu ei ole? No vahel tekib niisugune, aga selleks peab liikuma ja lööma servi ja katma väljakut, aga see ei ole enam kõige lihtsam. Servid alt? Ei, ma ei ole proovinud ausalt öelda seda mängi. Ma mängin suhteliselt, ütleme, 3-4 meetri raadiusest. Ja löön normaalselt, aga liikumisega ei ole enam, kuna vahepeal oli pausid ka veel mitu tükki ja ma ei kujuta ette mängijad, kes pidid istuma siin nädalate viisi kinnistes ruumides ja siis lasti välja väljakul. Aga nagu näitas see pandeemia aeg ja nii palju on selle aega jõudnud noori peale tulla, need on just väga õieti kasutanud seda aega ära, sest niisugust konkurentsi nagu praegu siin on nii meeste kui ka naiste, meestes täiesti üllatav, sest vaatad, et igas ringis on nüüd, juba esimest ringist alates on niisugused matšid ja ei tea üldse, kes sind kuskilt läbi tuleb. Need noored on nii hästi hakanud mängima ja siin võib väga palju üllatusi tulda. Riho, sa oled Toomasega mänginud? Ma ei ole vist Toomasega kunagi väljakul, isegi üheski paaris mängus ei ole kohtunud. Meil on sünniaastad ka natuke erinevad. Natuke jah, väiksed vahed on. Te olete TV3 spordikanalil väga palju tennist sel aastal kommenteerinud. Peate mingit statistikat ka, et palju siis mitu tundi ja mitu mängu ja? Ei, mina ei ole pidanud, aga ma tean, et Toomasele jäävad kõik asjad väga täpselt meelde, et tema kindlasti teab täpselt mitu minutit, mis mängud, kellega ja mis seisud ja temal on kõik asjad alates 50-ndatest peas. Et ma ei pea oma kapsa pead üldse vaevama. Vikipeediate matšide ajal ei pea olema. Aga see on puhas rõõm Toomasega neid mänge kommenteerida ja iga kord on mul selline tunne, et ma peaksin kogu aeg salvestama mikrofoniga, mida ta kõike räägib, et need lugusid on seal nii palju ägedaid. Eetriväliselt ka loomulikult. Aga igatahes aitab loba jutust. Meil on tabelid ees. See oli tõsine jutt just. See ei olnud sugugi mitte loba. Meil on tabelid ees ja Anett Kontaveit, meie esireket, kes sai siis 30. asetuse French Openiks, kohtub loositahtel maailma 72. reketi Šveitsit esindava Victoria Golubitšiga, kellega ta varem on kohtunud 4 korral ja kõik need mängud ka võitnud, viimati 2016 Guangzhous veerandfinaalis. Aga ka Tallinnas on nähtud Kontaveidi ja Golubitši matši aastal 2012 veebruaris ITF-i turniiril. Ei tule Riho ette see matš? Oli möödunud sajandil juba. Väga võimalik, et ma olin ise turniiri direktor sellel turniiril, aga tõesti ma ei mäleta ausalt. Ma isegi ei mäleta, kas... Anetil läksid need turniirid suhteliselt hästi Tallinnas, ta mängis finaali välja, ta on ka võitnud Tallinnas, kui ta alustas oma profikarjääri, mängis neid Futures turniire siin kodus. Aga ma tõesti ei mäleta seda matši. Aga kuidas me hindame Kontaveidi loosi esimeseks ringiks? Esimese ringi kohta väga normaalne, aga tabel on päris, nagu öeldakse venelast, kluha. Sellepärast, et ütleme, kui ta võidab Golubitši, mis on väga tõenäoline, teine ring on Mladenovic, aga Mladenovic ei tea kunagi, kuidas see mängib. See võib väga hästi mängida oma kodus veel. Muidugi see publikumi taga ei ole, sest ma ei tea palju rahvast ilmselt mängivad tsentris, võib arvata.
mingi publik ikkagi tahetakse lasta? Seal on võimalus, et publikut ei ole sellisel juhul, kui on õhtune mäng, õhtune sessioon, et kella 9 saadik vist 9 peab maja tühi olema. See on ainuke variant. Muidu ikka on publik ja 5000 inimest on lubatud ju. Kuni 9-ndani. Jah, on Mladenovitš ja ei ole ka lihtne mäng, see ei ole muidugi lihtne mäng, aga ja siis tuleb muidugi... Siis on tiitlikaitsja iga Sviatek, jah. See on, tabelit vaatad alati niimoodi, et kes tuleb sinu veerandis, seal kõige tugevam on ikka, et kas sul on lootust üldse või ei ole. Ma ei ütle muidugi, et Anett ei võiks Sviatekiga mängida, sellepärast et ja küll, võitis küll eelmine aasta või tähendab sügisel võitis Pariisi 7 kuud tagasi, seal mängis muidugi geniaalselt ja paistab, et ta on heas vormis praegu ka, seda asja võitis just ju Itaalia minu meelest, jah. Mitte väikse skooriga finaalis, aga sellest vast jõuame veel rääkida. Aga mida me teame Golubitši mängu kohta? On kellelgi visuaal ees, kuidas ei oska öelda, ei ole tõesti, ei ole näinud ega ei tule nagu ette. Ega Riho ilmselt ka sul? Jah, ei, kahjuks küll ei mäleta neid mänge praegu. Aga Kaia Kanepi vastane temal siis võis arvata, et võib tulla asetatud mängija vastu ja tuligi 20. asetus Marketa Vondroušova, kes 2019. aastal purjetas välja lausa finaali. Olin ise sellel aastal French Openil kohal. See, kuidas ta võidult võidule purjetas, oli tõesti üllatuslik ja ka lõpuks siis Ashley Bartile seal finaalis alla pidi vanduma. Vondroušovaga Kanepi varem kohtunud ei ole. Kuivõrd mugavaks me seda loosi hindame? Kui võtta sellest seisukohast, et teises ringis, ütleme, kui ta esimene ring, ütleme, oleks olnud keegi mitteasetatud mängija, siis sellega võrreldes, kellega sa oleks pidanud teine ring mängima, siis teine ring, kui sa esimene ringi võidad, on keegi 32 hulgast asetatud. Nüüd on tal see 32 hulka asetatudest kohe esimene ring vastas. Aga tabel on suhteliselt geniaalne tal. Võita Vandruskova ära, Cornet on täiesti mängitav. Siis on Kiki Bertens, kes oli ka siin viimasel ajal, ei ole vist mängu kaua aega võitnud. Oli siin maailma 10 hulgas, aga nüüd ei kujuta nagu erilist ohtu, ma arvan, sellele, et seal mingit tiitlit võita. Ja siis on, ütleme, lõpus, ma mõtlen, siis on ta Osaka veerandis, eks ole. Kuuendist tulgas. Ja, ütleme veerandis, selles tabeli veerandis on Osaka. Nii et kõik on võimalik, seal on palju sõltub tast endast, eks ole. Teinekord on niimoodi, et saaks võinud ju Kaia kukkuda ka esimene ring, eks ole, siin Sviateki või nende vastu oleks ju märksa, aga Vondroušova on 32 asetavutes üks nõrgemaid seal. Kuidas Vondroušova mängib? Ta kobistas läbi 2 aastat tagasi, kobistas sealt läbi ennast finaali, aga ta, vasakmukäeline, ajab tagasi, jookseb, niisugune võitleja tüüp, aga sinna finaali jõudis ka näiteks Konta vastu, oli ta ka poolfinaalis, Konta oli vist mõlemas setis, oli Inglanna oli vist 5-3 ees, aga see närvid ei pidanud vastu. Finaalis ei olnud tal muidugi, aga ta pidi kedagi seal võitma ka eelnevat, aga kuidas ta sealt läbi läks nagu märkamatult, et järsku oli tema seal finaalis. Eks ta on nüüd ka, kui ta nüüd Kaiale kaotab, siis sellisel juhul ta peaks nagu kaotama kõik need 1200 või 1300, palju see naistel on vist 1200 punkti. Ja siis ta kukub päris kaugele sealt, ta praegu on seal kuskil 20 piiri peal seisab. 20 piiri peal seisab ja siis ta langeb sealt välja. Nii et Vondroušoval on ka, aga ja keegi ei taha Kanepiga eriti mängida, kui Kaia ikka hoos on ja tervis korras ja siis on tema vastu ükskõik kellel maailmas raske. Teie ju viimast mängu Kaiaga mõlemad kommenteerisite. Kaia mängis siis Coco Gaufiga Parma turniiril, VTA 250 kategooria turniir oli see ja seal Gauf, kes nüüd tõusis ka esimest korda maailma 25 parema sekka, võitis selle turniiri
üsnagi veenval moel ära, aga mäng oli selline, et Kaial oli esimeses setis vist kiires lõppmängus 1 setpall, teises setis 2 setpalli, et üsna napilt libises käest ära. Mis te sellest mängust tagantjärele mäletate? No mäng oli päris kõrgeklassiline, peab ütlema, et ja eks see Kaufi edasine mäng, ma vaatasin neid poolfinaali ja finaale, ikka on hakanud mängima ikka väga head tennist juba, kuna ütleme siin 2 aastat tagasi esimest korda ilmus areenile, siis ta põhiliselt hoidis palli mängus, ta peaaegu veatult mängis ja tiris välja kõikvõimalikke mänge seal, aga praegu ta ikka mängib ikka super tennist, ausalt öeldes. Ma vaatasin ta tabeli järgi ka, siin on tal täiesti loogiline. Tuletan vahepeal meelde, et tegu on 17-aastase. Jah, ta ka väljanägemine ja kõik ta nagu füüsilised võimed ja praegu on juba täiesti, ütleme juba, võtame nii nagu see, ütleme Venus Williams, väga sarnane Venus Williamsile, pikad käed, pikad jalad ja oskab kõike ja mängib väga hästi võrgus, ideaalselt, peaaegu tehniliselt ettevalmistatud ja kahtlemata suur tulevik on sel tüdrukul ees. Kus me Kaufi siit tabelist üles leiame? Paneme stopperi käima, kes esimesena leiab? Päris raske ülesanne. Ei ole, ma just vaatasin tundsin huvi tema vastu. Korra leidsin ta üles juba siit. Kohe vaatan. Aga tal ei ole ka kõige kergem, ega tõst tabel ei tundunud oleva. Jah, et lisada veel siia selle matši kommentaariks, siis Toomasega arutasime ka ja vaatasime, et see oli väga kõrge kvaliteedine tennis ja vähesed suudavad niimoodi mängida Kaia vastu ja ütleme nii, et igati küps mängija juba praegu. Et see tüdruk hakkab suuri tegusid tegema juba üsna pea tõenäoliselt. No nii, siin on siis Kaufi. Tahtsid midagi veel öelda või? Ma tahtsin öelda, et see oligi, võib ju öelda, et see oli ju Parma turniiri finaal põhimõtteliselt, mis esimene ring ära peeti. Mingit probleemi edasi ei olnud seal. Aga siin on ühesõnaga mitte kõige õnnestunum tabel ei ole muidugi selles mõttes, et Brady on küllaltki vastik mängija, ütleme, kui ta 2 ringi võidab, siis on tal, see vastav võib Brady vastu mängida, liiva peal eriti. Brady on suhteliselt ohtlik haardi peal. Ja siis, ühesõnaga, kui ta normaalselt mängib, on ta parti vastu, kui parti läbi tuleb. Partil ei ole ka kõige lihtsam, see on Sabeur ja Sabeur võib ka väga hästi mängida, aga ega parti ei kujuta ka, kuigi ta võitis, ütleme 2 aastat tagasi Pariisi. Näiteks poolfinaalis oli tal mäng kaotatud Amanda Anissimova vastu. See oli üldse traagiline matš selles mõttes, et millega see lõppes. Anissimova ta võitis väga kergelt Halepit peaaegu 1 väravasse ja siis oli parti vastu esimeses setis 5-0 taga, võitis seti 7-6, 13 setis oli 3-0 ees, see oli poolfinaal ja praktiliselt et asi on ühel pool, ta ütleme 10 viimasest game'ist, eks ole, oli 11 oli 10 võitnud. 7 ja 3, eks ole, 10-1 vastu game. Aga kaotas selle matši ära, isa sai paraja või ütleme infarkti, midagi taolist, mõninga aeg ilma isa suri ära. Selles mõttes see oli väga traagine ja tüdruk ei ole, vaatad ka ta mängib praegu ilusti, aga ega ei ole lihtne, kui sa oled isa on teda treeninud kogu aeg, leida endale uut treenerit, see kogu ütleme tiimi, kui suur see tiim üldse oli, isa oli põhiline ja ilma isata praegu ei ole midagi hiilgavat näidanud, ega ta ei mängi halvasti, aga ega ta ei ole näiteks nõrgem, ütleme põhimõtteliselt kui Kaup, nad on enam-vähem kõige suuremad võib-olla Ameerika tuleviku tähed peaks olema.
ja nii, et ja finaal oleks Vondruska vastu, seal oleks selge, kes oleks võitnud muidugi Anissimova. Vot niisugused lood on. Aga tulles veel Kanepi mängu juurde tagasi, siis no täna hommikul rääkisin Eke Tiidemaniga, kes on siis Kanepi, nagu ta ise ütleb, et ajutine treener siis nii-öelda, et püsivat kokkulepet ei ole, aga Parma turniirist alates koostööd teevad ja ütles, et temale jättis küll Kaia väga, väga võimsa mulje ja tundub olevat hetkel heas vormis. Küsisin selle väikse teibi kohta, mis tal oli Sääre-Marja peal, et see ei ole midagi tõsist. Pärast tuli see ümber siduda, see teip hakkas sellest lahti tulema. Et sellepärast ei maksa fännidel muretseda, aga olete nõus, et Kaia jätab endiselt väljakul võimsa mulje? No Riho. No viimane otsustav sõna. No viimane mäng, mida me Toomasega kommenteerisime, vaatasime ka, minule jättis ta küll ikka väga hea mulje. Et midagi ei saa öelda, mängib oma elu parimat tennist ja taaskord jälle tuleb tõdeda, et Kaia on superheas füüsilises vormis. No eks Grand Slam on Grand Slam loomulikult ja tihtipeale need kaotused ja võidud võivad enda kõrvade vahel ka olla, et võib-olla ka seal Cory Gaufiga need otsustavad hetked olid pigem natukene võitlus iseendaga. Aga ei, Kaia on kindlasti väga-väga ohtlik. Mida me ootame Kaia ja Eke Tiidemani koostööst? Oli see teie jaoks üllatus või seda võis aimata, sest nad ju treenivad ikkagi tihti on Tallinnast nähtud koos üle väljakul? No nagu sa ütlesid, et loodame, et need ajutised kokkulepped on kõige kestvamad. Ütleks siis nii, Toomas. No jah, eks Eke oli valmistas ette seda meie Eesti-Läti matšiks ja Kaia on juba Eke käe all või ütleme Ekega koos on siin üksjagu aega. Et ega see ei ole nii, et ühe päeva otsus siin või tähendab, et ühe päeva koostöö. Ja selles treeninggrupis ma ei tea täpselt, aga ma nägin ka Eke, millal see oli siis nüüd reedel. Eke tuli just ja ma üllatun, ma ütlesin, et tulid koju või? Jaa, ma tulin, et ma lähen kohe vasti nädal alguses lähen tagasi, et Kaia ei hakanud siia tulema. Ilmad ei ole ka sellised, mis siin lubaks eriti väljas mängida. Ja... Kaia jah, arutas siis Ekega Parmas seal paar päeva ja siis hüppas veel ise Milanost läbi, tal olevat seal üks tutvuste kaudu üks tenniseklubi, kus ta sai siis sealsete noortega natukene harjutada ja nüüd on siis kõik rõõmsalt Pariisis. No minu jaoks igal juhul väga positiivne uudis, et me kogu aeg alati oleme kiitnud ju, et Indrek Tustit on suurepärane füsio ja füüsiliselt ettevalmistuse treener Kaial ja kui tal nüüd on Ekega kõrval, siis peaks see asi nagu olema kõik ideaalne minu arust. Eks paistab, räägime paar sõna Anetis ka, ega me Aneti hetkevormi kohta ju väga palju ei tea. Madridis mai alguses kaotas ta esimeses ringis Maria Sakkarile ja siis kurtis natukene väsimusele, ütles, et tunneb ennast nagu udus ja hiljem siis oli kosta, et üks näit, ma ei tea, mille näit, ilmselt verenäit, oli siis natukene paigast ära, aga mis tegelikult seal taga on, meile ametlikult ei öelda, ega me praegu rohkem targemad ei olegi. Jah, kui tal tervis on korras, siis ei tohiks, on väga loogiline, et ta peaks sealt läbi minema, jõudma Sviateki vastu 3. ringi, aga muidugi arvestades, et Sviatek on põhifavoriit, igal juhul esimese 3 hulgas, võitis eelmise Prantsuse lahtised, eks ole 7 kuud tagasi ja mängib praegu väga head tennist. Sealt on muidugi raske läbi minna, selles mõttes on, nagu ma ütlesin, et siin tabelit vaatas alati küsimus ei ole sellest, kas esimene ring oled, aga vaatad, kas on võimalik, kui kaugel oleks võimalik põhimõtteliselt jõuda. Aga ma arvan, et kui ta terve ei oleks, ega ta sinna Pariisi poleks seda pikka lennureisi ette võtnud ka. Ei, no kahtlemata, ma usun küll, et ega kõik on korras ja küll ta näitab meile ennast Pariisis. Aga enne kui me hakkame siin meeste tabelit vaagima, mis on tõesti erakordne võib-olla sel aastal, mõned sellised huvitavamad vastasseisud, mis on välja toodud. Karoliina Pliškova, Donna Vekic, esimeses ringis Muguruza, Kostjuk
Kindlasti ise tahaks vaadata Sofia Kenini, Jelena Ostapenkot. Mis te arvate sellest matšist? Ma ei saa aru, kas me räägime nüüd meestest või naistest? Lõpetame naistega ära. Ja. Kenin, Ostapenko. Kes läheb edasi? Ma ei tea, Kenin on, kui on jalad alla saanud, siis peaks nagu tema minema, aga ta ei ole viimasel ajal vist seti ka kellegi käest peitnud. Ja Toomas Öksted on head tööd teinud Ostapenko on ka jälle mängima hakanud. Ja Ostapenko mängis päris head tagajärjed on ja Sevasta mängis väga korralikku tennist, nii et Läti tüdrukud on ikkagi, nagu öeldakse, ree peal. Aga mis te arvate vastaseisust Azarenka, Kuznetsova? No, suur lahing tuleb. See on jah, ma vaatasin ka tabelis, et see on jah huvitavaid paare. No Azarenka ka ei ole palju mänginud. Kuznetsova on veel vähem mänginud, aga noh. Sobivad hästi mängima omavahel. Jah, et aga mõlemad on ikkagi ju neid Grand Slami võitnud ja aga noh, aastad on nendest juba mööda näinud, aga eks Kuznetsova vahepeal mängisin ikka väga head tennist, kui ta ikka treeninud on ja siis on ta väga vastik vastane igale ühele. See on täpselt samuti nagu Kaiagi. See on mängija, oma ajal on nad põhiliselt konkurendid noorteklassis ja olid 2001 mängisid, eks ole, seal mitu matši seal 2001 siis, kui Kaia võitis seda Kuznetsovat Pariisi finaalis 3 aastat hiljem juba Kuznetsova võitis Ameerika USA Openi. No nii, et erinevad nagu öeldakse, eluteed on nii ühel kui ka teisel, nii nagu Tsitsipas on praegu. Tsitsipas on, eks ole, üks põhifavoriite turniirivõidule praegu Pariisis. Raisma võitleb siin oma vigastustega ja siin future turniiridel. Nii see on. No see teekond jah, läks kuidagi natukene. Läksid mehed oma teed, meie inimestel läheb sinna teed ja teistel läheb üles, see on see vahe. No küllap, kui me vaatame, kellega Anett või Kaia noorte seast mängisid, küllap me leiame ka neid, kellel on läinud sinna teisel poolega. Ja eks muidugi on neid ka ja võib-olla rohkem isegi kui neid, kellel on läinud üles. Jah, sinna üles mahuvadki vähesed. Aga meeste... Aga räägime, kes naistest võidab. Räägime, kes naistest võidab. Mainisime juba. No minu jaoks kuidagi on võib-olla sellised 5 nime, kes on nagu eraldi listis. Loomulikult maailma esireket Ashley Barty, kusjuures ka ju Cory Gaufile kaotanud sellel aastal liival ju. Jah, Cory Gaufile on kaotanud. Aga Prantsusmaa lahtiste võitja. Kindlasti Naomi Osaka, kes on minu jaoks selline mängija, kes suudab väga hästi vahet teha olulistel ja ebaolulistel hetkedel, et suudab just Grand Slamidel ennast eriti hästi kokku võtta ja kuidagi on selle Grand Slami mängimise enda jaoks väga hästi selgeks teinud. Ta on ju värske nii Austraalia kui ka US Openi võitja, eks? Jah, aga ära unusta need on haardi peal. Jah, seda küll. Liiva peal tal ei ole mingeid erilisi tagajärgi. Aga loomulikult üks väga kõva nimi on Arina Sabalenka, kellest me pole veel rääkinud ja kes sellel hooajal on ju liival kaotanud ainult Gaufile ja Partile ja kõvalkattel on ainult sellised nimed nagu Muguruza, Williams ja Kanepi, kellele ta üldse kaotanud on, et see tüdruk on ju praktiliselt ikkagi peatumatu olnud sellel hooajal, et Arina Sabalenka kahtlemata on ka selline, ma ei tea, kus Arina Sabalenka tabelis, me ei vaadanud, kelle vastu tema läks seal. Ja siis loomulikult peafavoriit ikkagi Iga Swiatek, nii-öelda valitsev Roland Garros võitja ja värske Rooma turniiri võitja ju just võitis ju Rooma turniiri nii kindlalt, et no ma paneks oma raha Swiateki peale. Jah, loomulikult ma paneks ka oma raha Swiateki peale ja kindlasti ikkagi tahaks ka... Ega keegi ei keele panna. Ja kindlasti tahaks ära nimetada ka mustalambana Cory Gaufi ikkagi. No Sabalenkast, kui läks nüüd jutu tabelis, tal on, me rääkisime siin Azarenkas ja Kuznetsovast tõenäoliselt selle mängu võitja jõuabki Sabalenka vastu, ütleme, seal 16 hulgas. Ja ta on Williamsiga koos, see ei tohiks nagu... Ma ei usu, et on probleemi Williamsiga. Ja, et sealt ei tohiks Sabalenkal nagu erilist probleemi olla, nii et ta väga reaalne, et ta jõuab sinna poolfinaali ja tal on ikka selles mõttes lihtsam palju, et seal on Osaka, mitte ei ole seal Swiatek ega Brady ega
paar tiima mõtlesin, Praadi võib ka läbi tulla. On ennustatud Twitteris siin, et veerandfinaalid on Parti, Svitolina, Kenin, Sviatek, Williams, Sabalenka, Andreescu, Osaka. Need on pandud asetuse esimese 8 asetuse järgi, no see on seda niikuinii kunagi ei juhtu, see on selge, sest esimese tõenäoline alati juba see on kontrollitud juba või teaduslikult tõestatud, et aastate jooksul, et 2 esimese ringiga kukub välja sealt vähemalt 32 asetatust, on üle 10 kukub välja. Tähendab, lõpetavad ju turniiri, lähevad pakkima kohvrid, nagu öelda, ja ütelus, et saadeti kohvrid pakkuma. Aga võib-olla ka isegi on olnud kuni 14 mängijat. See tähendab seda, et konkurents on, ja nüüd on konkurents veel tihedamaks läinud, nii et ei ole sugugi välistatud seal kuskil 12-13 32 ei jõuagi 32 hulka, tähendab, 2 ringi ei võida. Ja meil jäi mainimata ju, et Simona Halep jääb eemale säärelihasvigastuse tõttu. No jah, eks see Halep oleks kahtlemata üks favoriitest sellel turniiril, ikka ta on võitnud Pariisis ja on olnud väga lähedal veel mitmel korral turniiri võitmisel, seal 3. setis otsustas, Ostapenkole kaotas, lõi 3-0 ees ja midagi ei ennustanud, et Ostapenko võiks selle mängu võita ja Ostapenko võttis kätte, lõi iga teise servi, Halepi teise servi lihtsalt ära, kui seejuures ka meil matšpalli. Aga midagi Ostapenko on võimeline, kui ta hoos on, ta on väga külma närviga aga Ostapenko pärast seda ei ole ka midagi eriti näidanud, aga paistab, et praegu hakkab, nagu öeldakse, kainemalt seda asja võtma ja hea treener on ka kõrval ja võib uuesti tõusta sinna esi 20-sse, ütleme. No, minu jaoks on rõõmustav, et tagasi on raskest haigusest võitu saanud Carla Suarez Navarro. Kahtlemata. See on väga hea uudis. Arvatakse, et võib-olla peab oma viimase French Openi. No jah, ega tema ei ole seal, kes ilma teeb seal, ta lihtsalt võtab sellest turniirist osa ja võib-olla võidab ka kedagi, ma ei ole vaadanud ta tabelit, aga ega tal on raske ikka. Stephens esimeses ringis. No, see on juba raske. Võivad ka seal paar tundi madistada. Mõlemad mängivad üks suhteliselt pehmet mängu ja liivatennist ja ma tahtsin veel tagasi tulla Rooma turniiri finaali juurde, kus Iga Sviatek tegi muna ju Karoliina Pliškovale, et 2 muna. 2 muna. 6-0, 6-0 sellisel tasemel. Mis seal võis Pliškovaga juhtuda? Kindel on see, et selleks, et sellised tulemused tekiks, peab üks mängima oma suurepärast mängu, teine oma halvimat mängu. Keegi nägite seda finaali? Ma vaatasin ainult tippetki. Mina kahjuks seda mängu ei näinud, sellepärast on, ma ei paha kommenteerida. Me ei saagi rääkida. Ma nägin ainult highlights. Kas me kommenteerisime samal ajal meeste matši vist äkki või? Jaa. Oli vist, jah. Et aga tennises nii on, et ega kui see mängu ei näe, see 6-0, 6-0 ei ütle liiti veel midagi. No kindlasti nägi Michel nägi. Michel tuli ja ma küsin veel, et kuidas seal oli? 2 muna. Mõtlesin, ma kuulsin valesti. Ja kui 2 muna, siis oleks nagu loogilisem, et Pliškov oleks võinud 2 muna, servinud seal ässasid ja kõik. Aga ta sai vist ainult 2 seti peale 13 punkti 52 vastu. See oli ikkagi tee roll, jah. Aga muidugi, kui see mäng hakkas juba ära minema, Pliškoval ja Sviatek oli mänginud geniaalset tennist muidugi. Peab vaatama seda uuesti, ma ei tea, seda vist isegi meie Delfis saab. Äkki ta vist oli, jah. Igatahes ma vaatasin tippetki 8 minutit, nägin ainult ühte mängijat väljakul, aga nii see selliste tulemuste juures on. Kas me lähme nüüd meeste juurde, kus juhtus selline asi, et eks see ole ajastu märk ka, et mingi ajastu hakkab läbi saama, kui mehed sellistel asetustel on, et Novak Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer sattusid ühte tabeli poolde, mis tähendab, et nendest 3 ainult üks saab finaali. Vist teame, kes see on. Ma selle ajastu läbisaamisega väga ei kiirustaks.
et elu näitab, et see ajastu ei ole veel läbi saanud vähemalt rohkem kui üks ei saa, see on selge. Vähemalt nendest 3-2 mehe jaoks kindlasti ei ole see ajastu veel läbi saanud ja taaskord peab tõdema, et me räägime ikkagi Grand Slamist, me räägime 5 parem mängudest, see on hoopis teine tennis, me oleme Toomasega sellest nii palju rääkinud, et see tennis hakkab alles 3. setis. See on hoopis teine turniir ja need mehed teavad, kuidas neid turniire mängida. Nii, kas sa tahad nende 3 kohta veel midagi öelda? No ma tahaks nende 3 kohta öelda seda, et mul oleks väga hea meel, kui need kõik 3 jõuaksid teise nädalasse, eriti ühte meest silmas pidades. Ühte? Sa pead Rodgerit. Jah, Rodgerit, et väga tore oleks, kui ta vähemalt teise nädalasse saaks. Ja see ei ole tal lihtne, see on see ei ole kindlasti lihtne, jah. Seal on, aga parem 5, rahulikult mängib seal, paar mängu mängib, võidab ära, eriti ei kuluta oma jõuvarusid. Ma arvan, et ta ei tule turniirile niimoodi. Võib-olla ta väikestele turniiridele tuli veel, et mängin ennast üles turniiri käigus. Aga siin on see võimalik ja kogemused ja ega ta ka ei tule kaotama, meelega siin kaotama ei lähe. Ma vahemärkusena küsin Riholt, kui mängiksid omavahel Roger ja Jannik Sinner, siis kelle lipp sul käes oleks? Ei no seal on lipp on samas Berrettini on. Kusjuures rääkides nendest 2 mehest, nad saavad ju augustikuus pidada koos 60. juubelit, et Sinner saab 20. augustis ja Federer saab 40. 20 aastat vanuse vahet. Lipp on nagu Berrettini. Berrettini on sama lipp, mis Sinneril, kuigi Sinner on saksane aga mängib Itaalia eest. Aga ma tahtsin veel korra selle juurde tagasi tulla, sa rääkisid siin põlvkondade vahetusest, et tuletan sulle meelde, valitsev Grand Slami võitja on kes? Novak Djokovic, valitsev liival Grand Slami võitja Rafael Nadal. 2 liivaturniiri sellel aastal võitnud nii Barcelona kui Rooma. Roomas mängisid mehed omavahel finaalis ja need on kõik veel 3 parem matšid. Nii et täna Novak Djokovic mängis oma koduturniiril Belgradis üle, kelle ta selle üle mängis? Ma vaatasin selle mängu. 1 game'i andis mehele ja ütles, et mängis oma hooaja parima mängu üldse. Et ise ütles, et ta pole veel nii hästi see hooaeg tennist mänginud. Nii et, ja ma mäletan ju, Toomas, kommenteerisime finaali Roomas ja see väga-väga tähtis game seal otsustavas setis 2-2 pealt. Me ikka vahepeal vaatasime, et Djokovic on väga hästi läbi hammustanud, kuidas tagajoonel Nadaliga mängida. Et minu arust natuke isegi Djokovici alahinnatakse Prantsusmaa lahtistel. Ei no muidugi, ega ta ei ole kindlasti nõrgem kui Nadal praegu, see on täiesti selge. Aga mõlemal on vaja läbi lüüa. Ja lisame nendele 3 mehele sinna 1 mehe juurde on, nagu ma siin olen sageli öelnud, et on Karatsev. See on ka sellel, nagu öeldakse, ülemisel tabeli poolel. Aga ja Karatsev on ja Rublev ja need ja Schwarzman, need on Nadaliga selles samas veerandis. Ja Sinner on seal veel ja nii, et see Rublev ja ütleme, seal ei tea, kes sealt Nadali vastu jõuab. Ja Sonego on Nadalil kõigepealt, kes tal tuleb, ütleme, 32 hulgas. Ja ega ükski ring tal lihtne ei tule seal, see on selge. Ja ma tahtsin natuke rääkida veel sellest, Toomas ütles hästi, et see meeste konkurentsi kohta, et kui me vaatame neid nimesid, kes on paigutamata Prantsusmaa lahtistel, alustame John Isner, mees, kes on liiva peal Andrei Rublevist jagu saanud sellel aastal. Isner on asetatud siiski. Kas sai ikka asetuse? Sai ikka asetuse. Oligi napid, ma vaatasin, ta oli 34 või 33. Ja, no seal eest ei mängi. Siis ta sai vist sellepärast sisse, et Šapovalov loobus ja Vavrinka loobus. Vavrinkast ta sai sisse ja napilt, jah. No siis on ju selline mees nagu Reili Opelka, kes ongi selle sinu nimetatud Karatsevist jagu saanud ja Musetist jagu saanud liiva peal. No Reili on ka asetatud viimasena. Siis on Opelka viimane asetus, jah. Opelka sai asetusse. No nii, siis on ju Aleksander Bublik on kindlasti asetamata. Esimene ring kohe Medvedeviga, see on väga huvitav mäng. Ja tema ju võitis ka, on Karatsevit võitnud, Šapovalovit võitnud, Fokinaad võitnud, väga ohtlik mees on. Siis on selline mees nagu Albert Ramos Vinolas, värske ATP turniiri võitja liival, paigutamata mees. Seesama Fokina, noor 21-aastane hispaanlane, kes valmistab ebamugavust väga paljudele meestele.
Cilic ja Nishikori on oma comebacki tegemas, mõlemad on paigutamata, on ka väga hästi mänginud juba nüüd viimased turniirid. Siis kindlasti üks väga ebamugav... Cilic on muuseas, kui ma eksi, on Federeriga teine ring. Ja see on väga ohtlik mäng juba Federeril. Jaa, ongi. Esimene ring on see Rinderknecht, kes Federeril oli qualifier esimene ring, eks oli vist, jah. Et see sõbrad omavahel, nad on mänginud isegi Grand Slami finaali. Jah. Cilic ja Federer. Siis on üks selline mees on paigutamata, kes on väga hea soos, vasakukäeline argentiinlane Federico Del Bonis. Ma ei tea, kelle otsa tema läheb tabelis, aga on ka väga ohtlik mees. Kindlasti Aleksei Popirin tuleb meelde, kes ju alles tampis Madridis Jannik Sinnerit väga kindlalt. Ja Sebastian Korda. Popirin Nadaliga esimene ring. No vot, Nadaliga. Nadali jääks niisugused suured servijad, need ei ole talle ohtlikud, sellepärast, et ta tõrjub aia tagant ja siis on pallikiirus 10 kilomeetrit tunnis, nii et sealt ja jalgadega jookseb sellele juurde ja kelle otsa läheb selline mees nagu Sebastian Korda, praegu ma imesta, kui võidab ära üldse turniiri Parmas, mängis ennast vist poolfinaali juba välja ja võitis Lorenzo Sonegot. Korda läheb Tsitsipasega, esimene ring on Martínez ja... Vot see on väga karm mäng, Korda Tsitsipas Chardi tuleb esimene ring. Tsitsipas, kuna ta eriti palju võrku ei jookse ja Chardi on suur võitleja, nii et esimene ring tuleb vaeva näha. Kordal ka muidugi, Martínez ka oskab tennist mängida ja ega ta lihtne ei ole muidugi. Teise ringil Korda Tsitsipas oleks võinud natuke lihtsam vastane tulla. Aga nii see elu on, kui sa asetanud ei ole, sa võid esimene ring kohe kukkuda. Ja siis mul tuleb veel 3 nime meelde. Üks on Lorenzo Musetti, noor 19-aastane itaallane, kes on ju samamoodi sel hooajal liival Schwarzmanist, Kordast, Evansist, Aliassimist. Musetti, David Goffin. Vot see on väga huvitav mäng kohe alguses. Ja Toomas siin enne ülekande alguses rääkisime Jaume Munarist, valus hispaanlane, kes on ka Parma poolfinaalis. On ka väga valus vastane. Jah, et see jookseb on siin teine ring ja Opelkale vastas. See ei ole öeldud, et Opelka sealt läbi läheb. Ja viimasena tahaks ära mainida kindlasti ATP top 100 noorima mängija Carlos Alcarazi, kes siis mängib täna kvalifikatsioonifinaali. Et see on ka selline mees, kes... See on ilmselt mängitud juba. Ja vist on juba võib-olla mängitud ka, aga... Tema kohta oleks tõesti huvitav, sellepärast, et kuhu ta nüüd läheb seal? Äkki läheb Federeri vastu, Federeri ka qualifier. Ta peaks olema, jah. Ei ole välistatud. Kellega ta seal finaalis oli? See oli viimane ring, tähendab. Meeste kvalifaa viimane 3. ring. Et meestelt siis jäävad eemale Denis Shapovalov, Andy Murray, kes ei osale ja Stan Wawrinka on vigastatud ja Nick Kyrgios on öelnud, et tema eelistab, Nick eelistab kiiremaid katteid, nagu ta ütles. Tema ei taha nii aeglasel kattel tennist mängida. Iga poole aasta tagant mängib jälle. Korra mängib, jah. Aga üks baltlane on ka sees, on Ricardas Berankis Leedust ja sai esimeseks ringiks endale Hugo Humbert, või kuidas seda meest nüüd hääldati, väga ohtlik mees. Tegelikult ausalt öeldes juba eelmisel aastal me vaatasime ja oleks Hugo Humbertist juba rohkem oodanud, kui ta on sellel aastal saavutanud. No ta on siiski asetanud juba, jõudnud juba ikkagi. Ta oli juba eelmisel aastal minu arust, aga kindlasti ka väga andekas ja noor mängumees. Ka vasakukäeline, aga valusa serviga. Ühesõnaga sa, Riho, tahad öelda, et me ei näegi Nadali Medvedevi finaali? Ei, seda finaali me kindlasti ei näe. Nadali Medvedevi finaali. Ei, seda finaali me ei näe. Miks Nadali Medvedevi finaali ei või näha? Ma lihtsalt arvan, et me ei näe. Nadali Medvedevi. Sellepärast, et Medvedev sinna ei jõua. Kardan küll, et ei jõua, jah. Jaa, minu lemmik muidugi on jah, aga sa tahad mulle... Ei, ma ei taha sul midagi, lihtsalt... Aga me oleme ju Toomas sellest rääkinud, et sinu lemmik võib vabalt tulla maailma esireketiks ka ilma liivahooajal hästi esinemata. Ja ta ei pruugi isegi siin võita midagi, ta võib ikka maailma esiks varsti tõusta. Mäletad, me rääkisime sinuga, kes olid mehed, kes ei saanud liival üldse hakkama? Boris Becker, kes olid maailma esimesed ja on võitnud palju Grand Slamme, aga liival ei suutnud midagi teha. Need, kes muru per setiga ei võitnud, aga olid ka maailma esimesed. Kuigi 3 Grand Slammi olid muru peal. Nii et Medvedevi hooaeg algab ka ikkagi peale. Siis algab tal suur punktide kogumine, aga ta võib enne seda maailma esimeks tõusta. Sest tal ei ole praegu midagi kaitsta, punktigi. Ja Djokovicil on kaitsta, Nadalil on kaitsta, nii et
ja kui need ja Djokovicil on Wimbledon kaitsta, nii et kui enam-vähem Medvedjev seal midagi joonistab, kuskil saab oma 1000 punkti, siis hästi kindlalt on ta maailma esimene mingi periood, võib-olla paar nädalat, kuni talle hakkavad need punktid ära kukkuma, kus ta seal 6. finaalis oli ja seejuures 2 Mastersit ja 1000 ja nii et nii huvitav on meeste osas ja naiste osas on, ma ei tea, millal need partil ja mis tunnid tal arvesse on läinud, on masendav edu, aga ega see ka palju ei ole, kui ära kukkuda, et kui ta ebaõnnestub see turniir, siis läheb 2000 punkti kaob kohe, selle eelmise, mis tal arvesse läheb 2019, mis ta võitis. Ei ole keegi igavene. Jah, ja väga kiiresti võib see tekkida muutused ja keegi saab oma 2000 punkti ja võib tõusta sinna talle väga kannule. Nii see elu on. Toomas, ma tahtsin sinult küsida, ma ise hoian pöialt sellisele Poola mehele nagu Hubert Hurkacz, kellest ma järgmise tenniseajakirjaga väikse loo kirjutasin, kui tõenäoliseks pead tema kaugele jõudmist, ärme võidust vast esialgu räägi. Miami Openi võitis. Ma olen ta tabelist, ega ta ei ole ka mingisugune eriline liivaväljaku mängija, ta on ikka ta on küll, ta on jah, ikka hardcore'i mängija rohkem. Ma ei oskagi öelda, peab vaatama ta. Esimeses on qualifier, teises on kas Kukushkin või Davidovic Fokina. See on juba raske, see võib juba raske olla seal, jah. Fokinast me just rääkisime. Jaa, venelane, tüüpiline puhas venelane, nagu öeldakse, nimi on ka nii, et tal on perekonnanimes nii isa nimi kui ka isa perekonnanimi kui ka ema perekonnanimi. Jah, me siin ükskord lugesime Toomasega kokku, et kui palju neid nii-öelda mitte vene lipu all mängivaid venelasi praegu top 100 on, neid on ikka kõvasti. 10 tükki. 10 tükki kindlasti. No Mats Villander pani näpu peale Jannik Sinnerile, ütles, et tema võidab turniiri ära. Juba nüüd või? Olevat kuskil öelnud, jah, sööke pealkiri jäi silma. Ei taha uskuda, et ta nüüd turniiri võidab, aga ta võib väga kaugele jõuda, see on selge. Tal on seal tühi tabel põhimõtteliselt. Monfils, see on täiesti nullipoiss praegu. Ja siis on siin, võib tal tulla siin Nadal tuleb siiski ja ma kardan, et ta vist mängis ka Nadaliga mingi mängu, Sinner. Rääkides Jannik Sinnerist, siis minu arust on ta väga kiire õppija. Mul tuleb meelde areneb muidugi iga mängu. Äärmiselt kiiresti mul tulevad meelde Bautista Agutiga 3 matši, kuidas esimeses matšis vaatasin, et ei käi väga võrgus ja ei suuda võrgus mängida, järgmine mäng juba läks väga aktiivselt ja 3. mäng oli juba asi lahendatud, et ta on ise öelnud ka, et ikkagi iga päev, kui üles ärkab, tahaks midagi juurde õppida ja väga kiiresti suudab kohaneda. Et mina arvan, et Jannik Sinner on ikkagi jah, igatahes väga huvitav mäng võib tulla, kui mõlemad jõuavad Nadaliga 16 hulgas. See tõenäoliselt see mäng toimub. Ja kui meil endal siin enda meesmängijat meesüksikmängus veel ei ole, siis Emil Ruusovoorile kindlasti tasub pöialt hoida. Tema oma vastast veel ei tea, tuleb kvalifikatsioonist. Teises ringis paistab talle asetuste poolest Christian Garin, Tšiili mees, 22. asetus ja see on juba raskem variant. 3. Dimitrov, kui peaks nii hästi õnnestuma. Jah, Dimitrov on praegu selline mängija, kellega võib Ruusovoori vabalt mängida, kuigi ta viimasel ajal nüüd viimane 1,5 ei ole tast kuulda olnud midagi. Vahepeal ta küll mängis, päris häid võitja sai ju jagu Aleksandr Zverevist, aga kõvalkattel Miamis. Aga Eesti meestennisistid on siiski French Openil esindatud. 5. juunil peaks olema poiste loos ja 6. peaksid Mark Laeli mängud pihta hakkama. Jah, kui nüüd vaadata, meil on vist, ma pakun, et äkki viimane kord 2016 olid, kui meie noored said Grand Slamil põhitabelis Mattias Siimar, Kenneth Raismaa, midagi 2016 võib-olla, et 5 aastat on pausi olnud. Klinka ei olnud pärast seda. Klinka vist on äkki nüüd peale seda ühe korra vist. Kvalifaas oli. Kvalifaas, põhisse vist ei saanud, jah. Ei, ta kaotas kohe. Aga ta ei olnud, Argul ei pidanud üldse saama. Siis järsku vaatasin, sõitis ja mängis. Aga kaotas
kohe kvalifaas. Aga kõva margi on ikkagi maha pannud Mark. Et kui meil on tüdrukud on olnud VTA edetabelis parimal kohal 14 ja 15, siis juuniorides on poistest olnud Kenneth Raismaa 14 ja Mark Lajal 15. Nii et täpselt samad numbrid juuniorides poistel. No hetkel on ta 16. Jah, aga ütleme parim, mis ta on suutnud mängida. 3. mai oli 15, jah. Aga me ei oska ju... Küllaltki kõrge, jah. Enne tabelit nägemata, isegi tabelit nähes ei oska ju vast ennustele kaugele Mark seal jõuda võib. Noortes võib mängida tulla keegi, kes ei ole noorteklassi pole üldse mänginud. Ja tuleb ja võidab turniiri ära, sellepärast, et võtame nagu paljud tähed, ütleme siin, kes nimesid, Del Potrod ja Kulbised ja need ei mänginud üldse noorteklassis ju. Ja ei, Margiga suhtlesin... Kohe ka ainult meeste klassis mängima. Margiga suhtlesin ka nüüd siin paar tagasi ja siis Mark ütles, et ta mängibki nüüd Frenchi ja Wimbledoni ainult veel noored ja siis hakkab ikka kohe mehi mängima ka. No ta saab ju 18... Ja no ta saab sellel aastal on võimalus kasutada veel nii-öelda noorte neid vabapääsmeid Futures turniiridele, et on võimalik põhitabelis sisse saada. Järgmisel aastal seda võimalust enam pole, pead hakkama kolistama sealt kvalifikatsioonist. Toomas, mis õpetussõnad sa annad Margile kaasa? Kuidas elu esimesel suurel slämmil jalad maas hoida? No kõigepealt sa pead olema heas vormis ikkagi füüsiliselt, sest ega see noorte mängida seal iga päev niisuguseid mänge ja kõige hullem on see, et ma ei tea, palju ta teab oma vastastest üldse. Sageli on niimoodi, et tulevad nimi ei ütle midagi, tal ei seisab ei tea, kus sa mängib väga hästi. Võimaluste piirides ikkagi jälgida selle mehe trenne, kes sul on oodata esimene ring või ikka järgnevad vastased, et sa mingi ettekujutus oleks sellest vastasest. Sest väga tobeda on minna, kõige rastikum on minna väljakule ja sa ei tea, pole vastast näinud ka, nägupidi isegi näinud kunagi. Ma usun, et kindlasti selle treener mõtleb ka sellele. Gunnar, mul selle sinu küsimuse peale tuli üks mälumängu küsimus sulle, et Toomas on ka käinud noorte Grand Slami mängimas kunagi. Küsimus, mitmes kord Toomas mängis murul, kui ta läks Wimbledoni mängima ja võitis selle turniiri ära? Esimene. Õige. No näed. Nii et see ongi vastus su küsimusele, et kuidas peaks kohanema. Lähed kohale ja võidad ära. No ma tahtsingi öelda, et sealt ja ühtegi setti ka ei kaotanud. Kui ma hakkasin rääkima, keegi tuleb ja võidab, ja ma mõtlesin ennast ka samaaegselt. Aga tõmbame meestele ka jooned alla, räägime teistest põletavatest tennise teemadest, näiteks täna lõi laineid Naomi Osaka paratamatult, et teatas siis maailma 3. reket, et tema ei kavatse French Openile anda ühtegi pressikonverentsi ja tema arvates tuleks üldse see pressikonverentside andmine ära lõpetada, mis loomulikult ajakirjanikule on absoluutselt punane rätik, sest kui see lõbu meilt ka ära võetakse, siis mis üldse jääb? Ma arvan, et selleks, et inimesest tennise huvi tekitada, hoida, püsida, selleks on kindlasti need pressikonverentsid vajalikud. Sa võid ju tulla sinna laua taha ja öelda, et sa ei soovi midagi öelda, aga see on ka juba statement või selline lause ja sinu kehakeel reedab ka midagi, aga mis teie mehed arvate? On see päris õige, mis Naomi Osaka teeb? Toomas, see on päris huvitav, ma mõtlesin, et publik on nüüd siin vahepeal ära aetud, nüüd tahetakse pressi ära ajada, võib-olla jätaks teleülekandega ära, mis see spordist järgi jääb siis? Ei, no see on, et ütleme pärast võitjal on muidugi palju lihtsam anda seda intervjuud ja olla seal kui kaotajal, kes 20 või pool tundi pärast mängu lõppu pead minema sinna ja ei ole just eriti mõnus ja esitatakse veel niisuguseid provokatiivseid küsimusi ja selles mõttes mina leian, et võib-olla võitjad väljakul ka praegu ikkagi pärast matši mõlemad ei anna ju intervjuust, ja küll pärast finaali küll, jah, autoustamisel. Aga praegu miks ta peaks siis minema nüüd pressikonverents? Võib-olla jah, oleks tarvis või mingisugune suures, kui ta ise tahab anda, et igasugused küsimusi ei tekiks, et see pressikonverentsi ära, käib see pressikonverentsil ära ja on sellega asi lõppenud. Ja antud juhul ei ole isegi juttu mitte kaotusest ja võidust, vaid antud juhul on juttu, et üldse ei tule pressikonverentsile.
ei enne turniiri ega turniiri. võitjana. Ja ma saan aru, no see on... Võidad Frenchi ära ja pressile ei ütle midagi. No ma arvan, et ta võtab oma sõnad tagasi, kui ta ära võidab ja läheb. Annab pressikonverentsi. See üks kui päris mage. Ütles siis Twitteris, et teatan, et ma ei räägi Roland Garrosi ajal pressiga. Olen sageli tundnud, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega ning see tuletab end meelde alati, kui näen mõnd pressikonverentsi või selles ise osalen. Tihtipeale me istume seal ning meilt küsitakse küsimusi, mida on küsitud juba mitmeid kordi varem või küsitakse midagi, mis meid endas kahtlema paneb ning ma ei anna end inimeste kätte, kes minust kahtlevad. Olen vaadanud mitmeid klippe sportlastest, kes pärast kaotust pressiruumis murduvad ning tean, et te olete neid samuti näinud. Võrdles seda olukorda siis maaslaema löömisega ja ütles, et tal ei ole midagi isiklikku turniiri ega mõne ajakirjaniku suhtes, kellega tal on läbi aegade olnud head suhted, aga kui siis organisatsioon arvab, et nad võivad lihtsalt öelda, tee pressikonverents või saad trahvi ning ignoreerivad nende koostöö keskmes olevate sportlaste vaimset tervist, siis ma lihtsalt pean naerma. Ja ta siis ütles, et loodab, et see summa, millega teda iga kord trahvitakse, kui ta ära ütleb, see võib olla kuni $20,000 ehk 16,000 eurot, et see summa annetatakse kuskile vaimse tervisega tegelevasse heategevusfondi. No see esiteks see summa võib palju suuremaks minna, kui ta teise nädalasse jõuab, siis need summad võivad olla juba 6-kohalised. No jah, ja tegelikult seletas ju kõik väga täpselt ära. Ma isegi ütlen praegu ennem, et oleneb, kas võitja annab ja kaotaja. Nad väga erineval tasemel ja vaimselt ja seal hakkad oma pisaraid valama ja isegi mehed, eks ole, siis ega see ei ole öelda, et naised ainult nutavad, seal on ka mehed pressikonverentsil, esitakse tobedaid küsimusi ja noh, milleks seda vaja on kaotajat tirida sinna pressikonverentsile? No ma olen nõus, kui ma panen ennast kaotaja mängija rolli, jah, ma ka ei tahaks minna, aga samas ajakirjanikuna ma leian, et kuskil peaks nende puutepunkt olema mängijate ja ajakirjanike vahel ka, et lepime kokku, et me ei kiusa või ma ei tea. Aga tennis kui spordiala ju ka tegelikult ega ei arvesta ju sportlase vaimse tervisega, aga see vaimsel tervisele hästi ei mõju see tennisemäng niikuinii. Jah, sa kas kaotad või veeled? See on niikuinii mõjub vaimselt väga halvasti tervisele, vaimsel tervisele. Niigi on ära, eks ju, niikuinii, et see pressikonverents sinna otsa on niisugune väike kirst tordile. Jaa, seda ole. Meie ajal küll ei olnud mingisuguseid minu ajal seal ei olnud küll mingisuguseid erilisi pressikonverentse ega peale mängu ei olnud sul mingit kohustust kuskile minna, aga koju jõudes Toomas jõudis koju, kogu aeg jõudis võitjana koju ja siis oli loomulikult tore olla. Jah, tore on tulla lennuki, loobitakse sind üles. Loobitakse üles. Aga kas see kaotajana tuldi sul vastu, küsiti, et miks sa jälle kaotasid? No Jaan Talts kirjutas hästi oma raamatus, et kui mul vaja oli abi, siis ei olnud kedagi. Kui tal käsi läks, kui Erevanist oli, jah, nii seal on. Nii seal on. Rääkides veel French Openist, siis koroonareeglid on siis natukene leebemad kui Austraalias olid, et isegi tund aega saab linna peal käia, kui oled, vähemalt Tussit ütles, et kui oled vaktsineeritud meie ühes konkureerivas väljaandes. Et siis on võimalik linna peal käia. Kuidas? See võib väga oluline olla, see võib ikka väga-väga raske olla. No ma arvan, et televaatajatele või ütleme saatekuulajatele see midagi ei anna või teadmiseks, et kui keegi saab selle 2 nädala jooksul nüüd käia iga päev tund aega, noh, mingid shoppingud käid ja teed. Aga sportlasele see annab väga palju. No sportlasele on muidugi saad ikka natuke liikuda kuskil, aga ta on ohtlik ja ma ei usu, et keegi seal tennisemängijatest või üldse sportlastest võistluste ajal kuskil tahab teiste inimestega palju koos olla. Liiga palju on mängus. Eks need testimusi ei ole ka päris tihti, et ilmselt kuuleme mõnest positiivsest proovist ka. Ega väga ei tahaks. Nojah, ma ei tea, ma juba arvan, et enamus on juba nüüd ammu juba vaktsineeritud tõenäoliselt, et seda väga enam ei juhtu. Ega praegu ei oska midagi öelda, täna on 4 päev, tabel tehti, mängud hakkavad pühapäeval ja selle 3 päeva jooksul võib väga palju juhtuda ja isegi esimese ringi mängud 3 esimest päeva mängitakse ilmselt esimese ringi mängi ja siis hakkab tabeli üks osa, teine osa, üks osa, teine osa. Selle ajaga võib siin
üksjagu see tabel tühjeneda, tabeliid ma mõtlen üksikmängudes. Tuleb tabel välja, vaatab kehv tabel, laseb ennast maha võtta, et ma ei mängi. Ja neid minnakse muidugi, sest lähevad mängima väljakule need, kes ütleme seal, kelle on finantsilised, kelle ei ole seda raha niivõrd palju, muidugi nad lähevad väljakule, ükskõik palju nad vastu peavad, võib-olla ka vigastusega, saavad oma raha, sellepärast et see on ikkagi väga suur summa, ütleme seal maailma 100. mängijale, kes saad seal, ma ei tea, varem oli siin mingi $50,000, ma ei tea, palju sellel praegu on, see on vähendatud. 60,000 on esimese ringi kaotaja. 60,000 ja need alumised said juurde. Praegu on sama, mis eelmine alumised jäid samaks, alumised 3 ringi jäid samaks, aga lihtsalt ülevalt poolt võeti maha. Kõige hullem oli see, et kärbiti paarismängu. Kõige rohkem paarismängijad. Üle 23% kaotasid paarismängijad. Ja. Nii et sealt võib olla jah, aga ütleme juhtivatel mängijatel jah, no ta ei lähe väljakule nüüd lonkama sinna, sellepärast, et saada nüüd, kes teenivad siin miljoneid või on teeninud juba 2-3 miljonit, et ta nüüd läheb selle $50,000-60,000 peast, läheb nüüd väljakule lolli mängima ja mängib seal, sa ei tee seda. Selles mõttes on need tagapool olevad mängijad, need lähevad kindlasti väljakule. Mis te arvate, kui palju võib mõjutada üldse turniiri käiku see, et Wimbledon pole ju üldse mägede taga, jääb ainult 2 nädalat vahele ja ongi juba Wimbledon, nii lähestikku pole need turniirid veel varem olnud? Need on ikka märgatavalt lähemale on viidud, kui vanasti oli. Siin ikka nüüd jääb vist 2 nädalat, jah. 2 nädalat ja varem oli 3 nädalat, ega siin ta on suhteliselt lähedal ikkagi. Et see ei... No Toomas teab paremini, Toomas, kaua sul aega võttis, et uue katte karjuda? Nädal, 2 maksimum? No ikkagi nädalapäevad igal juhul. Ja kõige hullem oli ütleme see, näiteks Wimbledonis, et kvalifaa, ma ei tea, kas praegu ikka mängitakse Roehamptonis, see noorte kvalifaa, see on kõige hullem. Ma mäletan, et kui ma ise mängisin ka veel täiskasvanu kvalifaat, esimene aasta kohe 59, ma ei saanudki Wimblis praktiliselt üldse mängida. Ja Wimbli muru ja ükskõik missuguse teiste väljakute, muruväljakute nagu öö ja päev. On ainult 6 naist ja 4 meest, kes on ühel aastal võitnud nii French Openi kui Wimbledoni. Riho, oskad nimetada? No Roger on üks kindlasti. Neist veel mõned. Ja ma... No Roger võitis Wimbli ju järjest, ju võitis Frenchi ka. Aga kes veel... No ma aitan, rahva on võitnud Björn Borg ja Rod Laver ja meestega kõik. Naistest Margaret Court, Billie Jean King, no neid on rohkem, jah. Chris Evert, Navratilova, Graf ja Serena ja kõik. No naisi on ikka rohkem üksjagu, jah. Aga see, et kui raske see on, näitab seda, et kõik need nimed on võitnud vähemalt 10 slämmi karjääri jooksul. Kes on ikkagi väga dominantsed mängijad olnud karjääri jooksul. Et see oleks ju totaalne pauk, kui Švantek näiteks selle ära teeks. Võtame näiteks isegi Roger on võitnud ainult 1 korra, eks, ja võitnud French Openi tänu sellele, et Nadal kaotas Söderlingile 2009. Jah, aga seda Robin Söderling ise ütles seda, kui ta Eestis käis, ma rääkisin ta, aga ta ütles, et see Philippe Chatieri liivaväljak oli nii kiire, see oli hoopis teine väljak kui ülejäänud väljakud, et tänu sellele ta sai mängida Nadaliga seal. Ütles, et see on ka aastat erinevalt, tehakse seda. See oli kiire ja see pall hüppas suhteliselt, kuidas öeldakse, ma mäletan seda mängu, see pall hüppas nii mugavalt kogu aeg. Söderling on pika kasvu ja tema lõi neid Nadali keerdudega palle tõusult ja lõi need lihtsalt tõrjed, lõi isegi selle, kuna Nadalil teist servi on väga tugev, ta tõrjus niivõrd hästi, et Nadalil ei olnud seal mitte midagi püüda see mäng, ta sai vist 3 seti järjest isegi. Aga see oli muidugi vesi veskile Federerid, sellepärast, et Federer oli juba eelmine aasta saanud, sai vist oli 10 breikpalli, esimeses setis ei võitud ühtki, Nadali 2 korda oli 0-40, Nadali servist, Nadalil oli 1 breikpall,
võitis seal ära 6-3 seti, siis oli kas 0-6-1 või midagi, oli muna kohe otsas ja otsa tähendab nii, et 2008 ja pärast seda tal see Nadalifoobia või kuidas ta öeldakse. Palju neid mehi oli? Rod Laver, Federer, Nadal ja kes neljas oli? Borg, Björn Borg. Siis me ikkagi räägime sellistest meestest, et need on nagu hoopis teise klassi mehed, noh. Kas või seesama näide praegu, mis räägime siin kogu aeg, et näed, et tuleviku mängijad ja 19-aastased ja siin top 100 ja tulete siin just üks päev sattusin vaatama, kui Nadal oli ju 16-aastane, kui ta sai wildcardi Monte Carlo turniirile, sai wildcardi, tuli põhitabelisse, tuli kvalist läbi põhitabelisse ja võitis valitsevat Grand Slami võitjat Albert Kostat 16-aastaselt. No, mis me siis räägime? Sedasama asja on öelnud ka Boris Becker, et kui sa ei oska mängida 17-aastaselt, ega sa oska 25-st, kõik Grand Slame võidetakse selles vanuses. Need mehed on ikkagi fenomenaalsed mehed, noh, sellised mehi ei sünni kogu aeg. No Djokovic ütles, kui tuletati meelde, et noh, et sealt järgmine generatsioon nagu nimetatakse, et Djokovic küsis, et mis järgmine generatsioon, mina ja Rahva olemegi next gen. Et no näed siin järgmise generatsiooni mehed siin mina Rahva ja Roger vaevlevad siin Dominic tiimid ja nii edasi, et näed, noh, Aleksandr Zverev, nüüd alles esimest korda võitis üldse liival Rahvat, aga see oli ka Madridi liiv, mis on kõige rohkem Hardile sarnanev liiv. Seda, et me vaatasime Zverevi mänge. See on, nüüd ma ei ütleks meeletu hüppe. Kõva hüppe. Kõva hüppe teinud oma mängus. Kõva hüppe on teinud Zverev ja meestele ei ole sugugi välistunud, et Zverev kõik selle lõpuks ka kinni paneb. Jah, aga vaata kui kummaline, me rääkisime kogu meeste tabeli ära, aga unustasime nii-öelda selle next generationi mehed ära, kellel tegelikult on juba tulnud juba next generation peale nii-öelda. Ja, ei. Nii et see sellist tüüpi mängumehi on palju olnud kogu aeg, aga need mehed on ikkagi hoopis midagi muud. Hakkame seda saadet vaikselt kokku võtma. Teeme sellise ennustusmängu. Ma ütlen teile numbrid 102. Te saate aru, mis numbrid need on? 100 võitu, 2 kaotust Rafael Nadalil, French Openil. Palju on 2 nädala pärast? Kahe nädala pärast on 107 ja 3, noh. Jah. No see on lihtne, aga mis siin niisugust... Ei, selline lihtsalt ennustusmäng. No see on kõige lihtsam ennustada loomulikult. Ei, no siin on arvestus, siin ei ole ennustus. See on arvestus. Lihtsalt arvestada. Teistel ei ole seda. Jah. Eelkõige muidugi ikkagi tuleb meelde see eelmine Frenchi finaal, mis oli ikkagi hoopis midagi muud, mida ei osanud üldse ennustadagi. Praegu nägime neid omavahel mängimas, tundus, et kõik on suht 50-50, aga viimane Grand Slami finaal ikka oli midagi muud. Jah, aga ma vaatasin, see oli 6-0, 6-2 seti, aga seal oli igas skeemis mängu. Ja tennis on, tagajärg on küll sul 6-0, aga mäng on palju rohkem kui teises matšis, kus on 7-6 sett. Ma olen nõus ja see kolmas sett, kui see oli nugade peal ära läinud, oleks olnud 5 setis mäng olla. Õige mäng hakkab alles 3. setis. Nii see elu on. Et ma arvan ka ikkagi, et ei tasu kindlasti mitte kuskilt pidi alahinnata Novak Djokovic'i. Nii ta on. Kindlasti mitte teda niikuinii. Sellepärast, et nagu näitasid praegu need mängud on ja ta on pidevalt nüüd mänginud, ja küll ta on mõne mängu kaotanud, aga näitab ikka väga, väga kõrget taset, et arvestades seda, et mängida üle 4, ligi 4,5 tundi, 4,5 tundi, ütleme seal 2 mängu, 2 mängu, mis tal oli mängida veerandfinaali jätkamine, Tsitsipase vastu vist oli, jah? Ja siis oli Sonegoga, Sonego, jah. Jah. Ja mängis 4,5 tundi ja järgmine päev mängis Nadaliga 50-50 mängu. 3 setti. Ma ütlen, et no, ja seejuures oleks ta võitnud selle game'i 2-2 peal otsustavas setis. Ma ütlesin, Nadali see liigutus ja reaktsioon ja emotsioonid olid sellist, nagu ta oleks matši võitnud. Ja täpselt nii oligi.
Sel nädalal siis naised saavad veel uue turniirivõitja Strasbourgis ja mehed Parmas ja Belgradis. Ega nendel võitjatel kerge siia tulla Frenchile ei ole. Et kui Belgradis võidab Djokovic, et siis tal on Frenchis raske, ma ei usu, et ma arvan, et see on hea soojendusturniir. Ise ütles, täna mängis hooaja parim mängu. 6-0. Vorm on ajastatud. Tasapisi ta hakkabki, peaasi, et liiga vara ei hakkaks hästi mängima. Jah, nemad tavaliselt saavad seal ikkagi nii-öelda 2-3 mängu alla veel. Olid ajad, kus ütleme, esimesed 5 ringi olid, nagu öeldakse, soojenduseks ja siis oli poolfinaalis mingi mäng, aga siin mäletan, kui Federer siin Wimbledoni võitis selle Wimbledoni ära, tal ei olnudki ühtki mängu, kus oleks ka mingisugune mäng tekkinud. Seal ma mäletan, üks sakslane jõudis 2 aastat järjest, Wimbledonis 8 hulka veerandfinaali, aga ta aasta jooksul ei võit rohkem matši üldse. Jõudis 2 aastat oli järjest Wimblis veerandfinaalis ja serviga ja nii, oli Philippussis ka veel, liivaväljakul ei olnud üldse, kas saigi võita, aga muru peal oli ja igatahes, et saade läheb juba päris pikaks, võtame selle kuidagi kokku, et aitäh Riho tulemast, aitäh muidugi Toomas tulemast. Matchpalli podcast kindlasti French Openi jooksul mõned lülitused teeb, tahtsin minna ka koha peale, aga öeldi, et pead siin tegema virtuaalselt, et meil on kohad piiratud ja arvatakse, et riigist, kus on 3 mängijat tabelis, ei peagi vast olema ajakirjanikke. Ma loodame, et mõne aja pärast on rohkem neid. Nad helistavad sulle, kui nad teise nädalasse jõudnud on. Teise nädal mängib ju ajal ju. Ja French Open on ka ju selle poolest tähtsad, et pärast French Openi pannakse olümpiatabelid lukku. See on omaette teema. Olümpiareiting, et Kaial ega päris kindel veel ei saa olla. Seal tuleb arvestada seda, et igast riigist saab üles anda 4 meest ja 4 naismängijat. Ütleme, seal ameeriklastel on seal oma kümmekond mängijat ja lisaks nad kindlasti toovad Mateki sinna paari mängima või antakse Williamsitele, ma ei tea, palju nad on 3 korda vist olümpiavõitud, antakse neil variant. Tõenäoliselt nad muidugi ei võida seda, sellepärast, et aga miks mitte. Jaa, aga see teebki selle turniiri hoopis teistsuguseks. Ma mäletan, hispaanlastel oli eelmisel olümpiamängul oli äkki nende kas maailma 21. või 23. oli 5 mees, kes ei saanud olümpiale, nii et suurtel riikidel nii on. Praegu ongi. Sellised mehed jäävad välja. Ütleme, seal tšehhidel on täpselt samuti, nad ilmselt 4 hulgas pannakse Sinjakova, Krejtšikova maailma esipaar põhimõtteliselt ja siis jääb veel 2 kohta. Jääb, eks ole, on seal Kvitova, Pliskova tõenäoliselt. Isegi Muhhova, kes on maailma 20 hulgas, ei saa enam. See on, ja tabel on ka veel väike. Tabel on seal ju 64. tabel ainult ja kui toimub muidu. Ja toimub. Kindel juba, jah. Suursaadik ütles, et ta on kindel, et toimub. Suursaadik ütleb. Meil on margid valmis tehtud, siis peab toimuma. Margid ja meenemündid on valmis. Aga aitäh kuulamast ja ilusat tennise, kuidas paaris nädal öeldakse selle kohta või? Paaril nädalat. Aitäh. Aitäh.